Oli minu jaoks nagu imelik asi, et okei, tulen turule, kas on täiuslik või enamasti asjad ei ole täiuslikud, vaid sealt hakkab pihta, midagi ei meeldi, ütleme, saame halba tagasisiidet, siis vaatame, kuidas seda muuta. Et ei ole nii, et tulen turule, ei meeldi, okei, võtan ära, tšau. Kallis kuulaja, alustab saade Hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusid. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelastega, kellest võib tavaliselt väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldvee ja tänud, et oled minuga. Tervitus kõigile! Väga lahe, et olete otsustanud jälle järgmist lugu kuulata ja täna on meil saates Liina. Liina on meil viimase 5 aastaga ennast põhimõtteliselt nullist üles töötanud. Ta on ehitanud endale passiivse sissetuleku, mis siiamaani tal töötab. Ta on alustanud mitmeid ettevõtteid ja tal on äärmiselt põnev lugu ja väga palju õppetunde. Et saate märkmed leiate te hakkametegutsema.ee, seal on Liina kohta infot ja ka minu kohta. Et palun kindlasti kirjutage mulle, saatke tagasisidet, saatke küsimusi Liinale ja mis seal ikka? Kuulame tänast lugu, aitäh teile! Nii, tervitused kõigile, et täna on meil külas Liina ja Liina, räägi, millega sa tegeled? Tere! Ütleme nii, et viimased pool aastat ma olen sõpradele ja teistele ütelnud, et minust saab võileivamoogul. Et mul on mitmeid erinevaid projekte, et viimane on niisugune taimetoiduäri, tooted on nüüd poodides. Aga viimase 3-4 aasta jooksul on olnud suhteliselt pudru ja kapsel. Ma olen proovinud erinevaid mitmeid asju. Valuuta, kauplemine, krüptorahad, üritasin teha e-poodi, müüsin festivalidel hot-doge ja siis viimane projekt, nüüd kuna ma ise otsustasin hakata taimetoitlaseks ja avastasin, et poes ei ole midagi, mis ma süüa tahan, siis mõtlesin, ma teen siis ise ära. Et miks mitte, aga räägi, miks just 3-4 aastat tagasi, mis ennem seda oli? Ennem seda me elasime Inglismaal, aga siis kolisime Eestisse ja minu tütar oli veel väga väike, 3-kuune ja minul ei olnud variant tööle minna, ei olnud nagu teema. Miks? Sülenapsega. Et ei tahtnud ka päris nii, et võta joopudelist viima ja ma nüüd lähen. Ja minu mees on inglane, tema eesti keelt ei osanud. Ja temal oli ka alguses keeruline nagu tööd leida. Siis me mõtlesime, et hakkame ise midagi nokitsema vaikselt ja nii ta läks. Ja kuidas te siis, millega te alustasite siis? Mis esimene mõte oli? Me alguses mõtlesime igasuguseid blogi-ideesid, et see oli siuke kuum ja popp värk ja aga kõik ideed, mis tulid, olid siuksed nii-öelda mainstream, kus oli hästi palju konkurentsi. Siis ma ise kogemata koperdasin valuutadega kauplemispeale enda huvi pärast, et mul on see huvi varem olnud. Töötasin kunagi Bank of Americas ka ja alati käisin piilumas, kus need Merrill Lynch'i mehed seal kauplesid valuutadega, see tundus hästi põlev. Siis hakkasin vaikselt kauplema, alguses läks mul tõsiselt hästi, ütleme nädalaga ma teenisin peaaegu 4000 eurot kasumit, aga siis kuna ma ei teadnud eriti hästi, mis ma tegin, jäin ma sellest samast kõigest päris kiiresti ilma. Siis oli muidugi päris suur šokk ja siis mõtlesin, et mis nüüd edasi. Ja see kõik ei juhtus mingi 2 kuu jooksul või kuidas see oli? Jah, see oli umbes 3 aastat tagasi. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma nüüd lepin oma kaotustega ja ei kauple mitte kunagi või siis ma hakkan õppima ja mõtlen, et mis juhtus. Sest ma nägin, et raha kaotasin ma mitte sellepärast, et keegi üritaks mulle tünga teha, vaid mina tegin neid otsuseid ja need olid valed. Et need olid kõikide reeglite vastu ja hakkasin õppima seda kauplemispsühholoogiat ja kuidas neid riske maandada ja sellest edasi hakkasin mõtlema, et äkki kellelgi teisele on ka sama probleem. Siis ma hakkasin tegema videosid, pidama blogi kauplemisest ja sellest on hästi palju huvi on ja hästi tore olnud tegelikult. Räägi sellest mõttest, et ma kujutan ette, see oli päris nagu suur nagu kaotus see, et sa läksid hästi suure hurraaga peale, teenisid palju raha ja siis sa kaotasid, et kuidas see nagu tundus või kas, et miks sa alla jäänud, miks sa mõtlesid, et siis kui see kaotus juhtus, siis ausalt öeldes läks süda pahaks. Et mõtlesin, et mismoodi. Käed hakkavad värisema ja süda paha, hoiad 2 käega peast kinni ja mõtled, mis juhtus.
Ehk siis natukene mõned päevad seedisime seda olukorda ja tundsime, et äkki ikkagi ei peaks alla andma, sellepärast et strateegiad toimisid, kõik läks hästi, aga ma nägin, et see oli täiesti minu viga, mis seal juhtus. Liiga palju tehinguid korraga ja alati kõiki tehinguid võita ei saa ja kuna need valuutapaarid olid omavahel seotud, siis kaotasin kõik korraga põhimõtteliselt. Et sealt hakkasingi õppima, kuidas paremini majandada seda oma kontot, mis peaksid olema maksimaalsed tehingud, mida veel vaadata ja nii edasi. Ja siis nagu sellest nagu mingi õpetused, aga kas sul ennem seda oli mingisugune taust ka nagu kauplemise või selle või selliselt tunduski, et see pakkus sulle huvi, nüüd sa hakkad seda tegema ja proovime? Pigem nii, mul oli huvi olemas ja siis ma lugesin mingeid majandusuudiseid ja nii edasi. Aga otseselt mingit teadmisi ja sellist experience. Kogemust ei olnud, jah. Et siis põhimõtteliselt võtsid ikka kõik, aga nüüd kui sa hakkasid neid psühholoogiat õppima ja käitumist, et kuidas see, mis see muutus oli siis ja mis sa nägid või iseendas? Ja ma sain aru sellest, et mitte mina ei ole lihtsalt loll, vaid inimese aju käitub teistmoodi, kui ta tegeleb rahaga. Et seal on mingisugused ürgsed instinktid, mil sa hakkad rohkem riskima, kui sa tegeled oma vara või rahaga. Et kui kaotus on silme ees, siis tahaks nagu kohe ruttu kõik mängu panna ja kõik rohkem raha tagasi saada. Et see on hästi kummaline. Et see ei ole mitte lihtsalt ainult ahnus, vaid inimesel on selline imelik riskikäitumine, kui tegeletakse rahaga. Aga kuidas sinul see muutus nüüd on? Et kui sa tegeled selle treidimisega, kas on sinu jaoks raha või sellised mingid ühikud või kuidas see vaimne nagu muutus on? Ei, see on raha, aga ma pean kinni pidama reeglitest, et selle vastu aitab näiteks selline asi, et kirjutad üles, mis on sul päevas maksimumtehingute arv, siis mis on su maksimumkasum, mis on su maksimumkaotus või kuhu iganes esimesena jõuad, siis lõpetad kauplemise ära, kõik arvuti kinni ja aitab. Et suur probleem on see, et kui läheb hästi, siis inimesed vaatavad, nii hea päev ja jätkad, aga mingi hetk enam ei lähe nii hästi, sest et see ei ole 100% kindel, ükski strateegia ei saa sulle 100% anda ja kaotused lihtsalt tulevad ja peab lihtsalt mõõdukalt tegema asja. Ja kuidas sina hetkel siis, ma saan aru, et treidimisega ei tegele enam väga palju, aga kuidas sina endal nagu sellise päevagraafiku siis nagu üles seadsid? Siis, kui ma igapäevaselt kauplesin, siis ma võtsin väikseid siukseid post-itseid, panin endale arvuti peale, et pea meeles, see on sinu limiit täna, kirjutasin üles, mul oli väike märkmik kõrval, siis ma tegin seal märkmeid. Ja kui mõned tehingud tundusid valed, siis kui see tundub vale, siis parem ära tee. Et see on see reegel. Et sisetunne töötab väga hästi kauplemisel, mitte sellepärast, et inimestel mingi 6 meel oleks, vaid kui sa oled juba mingi aja kaubelnud, siis su aju hakkab ära tundma neid situatsioone. Ja siis ta tunneb, et siin midagi kunagi oli sarnast, mulle see ei meeldi, ära tee. Ehk siis seda tunnet tasuks nagu kuulata. Sisetunnet siis? Just. Ja kaua sa nüüd selle treidimisega tegelesid? Ütleme nii aktiivselt üle aasta. Ja siis edasi hakkasid mind huvitama krüptorahad. Olin üks Eesti krüptorahaliidu asutajaliikmetest ja tegelesin selle liidu asjaajamistega natukene alla aasta, siis läksid lapsepuhkusele jälle. Ja sellega tuli uus huvitav asi peale ja siis igapäevane kauplemine jäi nagu soiku. Ja samas selle krüptorahaliiduga tekkisid uued väljakutsed. Hakkasin kirjutama krüptorahadest ühele krüptoraha exchange'ile artikleid ja tegema nende turundust ja sotsiaalmeediat. Ja siis see treidimine, kus see sissetulek siis tuli selle ajal, kui ennem oli treidimisest tuli on ju, et ma arvan, palju küsivad, miks sa edasi teinud on ju niimoodi, et kus see sisse tulek ja niimoodi, et kuidas sa nagu pere üle pidasid üldse? Treidimisest, kuna ma tegin neid õpetusvideosid ja alustasin oma blogi, siis hakkas sealt hästi palju tulema passiivset tulu. Seda just läbi affiliate marketingi. Ehk siis ma tegin õpetusvideod, ütlesin, kui sulle see meeldis, tahad ka proovida, vali see kauplemisplatvorm
ja kui inimesed sellega läbi minu linkide mingi teenusega siis liitusid, siis mina sain sealt väikse komisjoni tasu ja nii ta vaikselt hakkas tulema, et kuigi alguses see oli pigem hobi, aga sellest kasvas päris ilus igakuine sissetulek, et see oli täitsa üllatav. Kaua selle affiliate marketingi või selle sissetuleku ehituseks sul nagu aega kulus üldse? Ütleme, et nende videote ja esialgse sisu tegemisega kuskil pool aastat, kuni hakkas päriselt siuke suurem summa tulema. Ennem tulid siuksed väiksed, ütleme, taskuraha, aga siis hakkas juba hullu hunnikuga tulema raha. Siis saab öelda, et tegelikult päris nagu kiiret tegelikult, päris edukaks tegelikult selles mõttes, et kui poole aastaga sa said endale sissetuleku, mis lubas sul elada sellist elu, nagu sa soovid ja sa ei pea tööl käima nagu kellast kellani tööd tegema. Jah, just, et eks see sissetulek oleks võinud olla kõvasti suurem, kui ma oleks sinna rohkem panustanud, nagu iga asjaga. Aga see oli suhteliselt lihtne, sellepärast, et see nišš seal on hästi kõrged komisjonitasud, aga seal ei ole väga palju konkurentsi. Ja kuna mina leidsin oma sellise nii-öelda unique selling pointi, see oli, ma müün oma isiklikku lugu ja ma olen inimene, mitte keegi, kes tahab lihtsalt midagi sulle müüa, siis hästi paljud tahtsid minuga suhelda just sellepärast, nad tundsid, et nad räägivad inimesega. Ja kas sa tundsid, et see tuligi sinu hobist, et sul ei olnud kindel plaan seda nagu äri kasvatada, aga sa tundsid, et see ongi nüüd õige asi ja see nüüd läheb, on ju? Just. Aga nüüd, kui sa hakkas selle krüptorahaga ja mis need väljakutsed tulid ja mis sul nagu edasised nagu plaanid olid? Krüptorahadega, meie liidu eesmärk oli muuta legislatsiooni Eestis, et hästi halb olukord oli, krüptorahadel oli selline, taheti panna käibemaksu peale, mitte lihtsalt nii, et sa müüd teenust ja see on käibemaks, vaid et ütleme, vahetad bitcoinide eurode vastu ja annad 20% riigile, et see on ikkagi finantstehing, et see on natuke naljakas. Õnneks selle probleemi lahendas meie jaoks Euroopa kohus ise ära ja siis me tegime mõned üritused ja käisime, ütleme üle nädala saime kokku, rääkisime asjadest, mida annaks parandada. Aga siis jah, kuna ma jäin lapsepuhkusele ja hakkasin kirjutama hoopis blogi mõne krüptoraha exchange'ile, siis ma sealt nagu lahkusin, et ei jõua enam, aga see oli hästi põnev, sest et selle blogi kirjutamise käigus ma ise õppisin nii palju kõikide erinevate krüptorahade kohta, kuidas nad töötavad, mille jaoks nad on, mis nad teevad, see on hästi põnev maailm, et see on kindlasti tulevikuvärk, et mitte lihtsalt selles raha mõttes, vaid kuidas see tehnoloogia saab hästi palju asju paremaks teha, et just automatiseerida mõttetuid ülesandeid, mida inimesed teevad näiteks arvutil, mida masin saab ise ära teha, et see on hästi lahe. Ja kaua sa selle krüptorahaga tegelesid? Krüptoraha liidus olin natuke alla aasta ja neid artikleid kirjutasin ka umbes aasta aega. Ja siis sa läksid emapuhkusele? Jah, emapuhkuse ajal kirjutasin artikleid edasi. Nii, ja kuidas siis edasi, siis oli kindlasti jälle järgmine idee, millega nagu tegeleda, et... Ja, vahepeal enne seda oli mul veel e-pood. Mul on kõik, ütleme, ärid või asjad või ideed on tulnud isiklikust valust. Et kõigepealt see kauplemine ja siis need videod ja siis krüptoraha asjandus oli lihtsalt pakkus huvi. Ja e-pood oli sellepärast, et käisime peale reisi Inglismaale, tulime Eestisse tagasi ja oli vaja mingid riideid osta vist. No vaatad, et täitsa mõttetud asjad on poes ja maksavad mingid hingehinda. Et oleks siis hea kvaliteetne kaup seda ka, aga lihtsalt kui võrdleda Inglismaaga, siis samad asjad on, ma ei tea, kohati 5 korda kallimad. Ja Inglismaal on siuke tore pood nimega TK Maxx, mis müüb selliseid laojääke, aga kvaliteetseid brände ja nii edasi, et kogu see nende asi on niimoodi üles ehitatud, et sa lähed poodi ja seal on nagu leiukast põhimõtteliselt. Ja ilusaid asju leiab ja hinnad on hästi head. Ja siis ma tahtsin teha midagi sellist veebipõhist. Ostsin siis mingeid laojääke kokku, ehitasime e-poe, tegime ise pildid ja siis oli jälle suur hurraa algusasi.
ja siis läksime Kalamaja päevadele, mõtlesime, et paneme väikse poe püsti oma hoovis. Mõtlesime, et kuidas inimesi juurde saada. Teeme hotdog'e, et kõigile meeldivad hotdog'id. Mis siis juhtus oli see, et hotdogide järjekord oli väravast välja ja riideid müüsime ka, aga see hotdog oli tõeline sensatsioon, et eks oli raske töö 10 tundi järjest hotdog'e teha, aga päeva lõpus võgesime raha üle, mõtlesime, et eks mõned veel. Siis suvi mööduski niimoodi festivalidel käies, et see oli ka hästi huvitav kogemus, et mõned olid having, hästi raske töö muidugi, tõstad neid kasti autosse, laad kõik üles, müüd päev läbi hotdog'e, siis paned kõik asjad kokku jälle keskööks koju. Aga jah, see oli siuke huvitav vahepala. Siis see e-pood jäi mul nagu kuidagi see vaikuse ei võtnud vedu ja kuna mul endal ka mul on mingisugune kuldkala attention span tundub, et kui mul kaob huvi ära, siis on, see on kõik. Aga tegelikult kui huvi kaob ära, siis mis sa teed seda, et ainult raha teenimise eesmärgil see õnnelikuks ei tee, et raha võib tulla, aga on igav või tunned, et sul ei ole eesmärki, siis sellel ei ole mingit mõtet. Mulle hästi meeldis üks Richard Bransoni quote. Ta ütles, et kui sa kellegi elus mingit muutust ei too oma tegevusega, siis ei tasuks äris olla. Et see on väga huvitav, aga räägi, mind huvitab see, te teete e-poodi ja siis näete, et hotdogi müüb rohkem. Et kuidas te siis nagu otsustate, et okei, nüüd me teeme hotdogi äri, et ei, see hotdogi äri. Julgusele, kui üldse võtad, et me teeme nüüd. Hotdogi äri oli lihtne, et selle jaoks väga suurt kapitali vaja ei olnud. Okei, ma ostsin pärast suurema grilli. Telk, grill, väiksed külmkapid kaasas kantavad. Eesti on siuke hea koht, kus äri teha, sest alati tead kedagi, kes teab kedagi, kust midagi saab. Et juhtumisi minul sugulane töötas ühes maaletoojas, kes juhuslikult toob maale hotdogi ja saiakesi, siis ma listasin talle, ütlesin, mul sai hotdogi vaja ja saatsid kohale. Miks see jäi ainult üheks suveks? Kas sa nägid, et see ongi ainult suve business või ma saan aru, et sul kadus nagu ka huvi võib-olla selle vastu niimoodi ära? See oli suve business kindlasti festivalil, et festivalil toitlustamine on hea äri ja et see kasumi marginaal on üsna suur. Aga miks ma hotdogi enam ei tee, on see, et ma hakkasin taimetoitlaseks ja ma ei taha enam hotdogi müüa. Eluline muutus nii-öelda. Nii, selge. Nüüd kui väga raske on nagu juba järgi pidada, et siin neid õppetunde ja ärisid on nagu järjest, et kui me nüüd hotdogi äri saab ära, mis siis juhtus? Hotdogi äri, suvi sai läbi. Mis siis juhtus? Siis sel ajal ma kirjutasin veel neid krüptoraha artikleid. Poiss oli pisikene, olin enamasti lapsega kodus, seal vaikselt trükkisin siis, kui tema magas. Siis tuli uus plaan. Siis oli siuke elustiili ja riiete blogi. Seda hakkasime kirjutama, seda tegime mõned kuud ja siis mul tuli uus idee peale, siis see jäi jälle nagu seisma. Sest mul on tõeline inspiratsioon tuleb peale see viimane asi, mis töös on. Kui see ei ole juba käima läinud, siis ma mõtlen, miks ma raiskan aega. Et ei pea olema ühes idees kinni. Kui see töötab, siis on hästi. Kui see ei tööta, loomulikult saab selle tööle panna rohkem töötades, aga kui see ei taha seda teha, siis jällegi viska minema liigu edasi. Ja siis tuligi see taimetoiduäri, et otsustasin proovida, mis juhtub, kui ma 6 aega üldse ühtegi loomset toodet ei söö. Ei piima, ei juustu, ei muna, mitte midagi. See juhtus põhiliselt sellest eetilisest aspektist. Et ma olin terve elu liha söönud ja ma teadsin, kus see liha tuleb, aga siis kui hakkad juba mõtlema selle peale, hakkad rohkem uurima, siis cannot be unseen, ütleme nii, et sööd võileiba singiga ja kahju on. Ja mõtled, et ma ei pea seda tegema. Muidugi millegipärast olid mured, et mis siis juhtub tervisega, kui enam üldse ei söö loomset ainet. Mis mind hämmastas oli see, et sel ajal mul poeg oli 5,5-aastane, tütar oli 3, ehk siis ma ei olnud üle 3 aasta maganud öösel.
ärkasin hommikul üles, kõrvades vilises, eriti ei näinud, vahepeal oli isegi keeruline oli mõtedla, sest nii väsinud, et juhe jooksis kokku. Ja peale 5 päeva sain toitumiskava täistaimse. 5. päeval ärkan üles kell 6:30, mõtlen okei, hakkan pihta, väsinud ei ole, teeks trenni. Mõtlesin, issand jumal, mis juhtus. Ja täitsa hull muutus lihtsalt menüüs ja väsimus on kadunud. Et ma mõtlesin, et mul peabki olema paha olla, ma peangi olema väsinud, et elu on selline, aga tuleb välja, et ei peagi. Ja siis tekkis siuke moment, ootasin pojaga rongi, kõht läks tühjaks. Kuna ma toitsin teda rinnaga, siis seda ei saa olla, et ma nüüd ei söö, sest siis ei ole tal ka süüa. Ja läksin poodi, mis seal rongijaamas oli ja vaatan, et mida ma söön siis. Vaatad võileivad, juust, sink või sees, isegi porgandisalatit ei olnud. Vaatan, ainus variant oli banaan ja kartulikrõpsud. Mõtlesin, et mis mõttes? Ja siis hakkasin uurima, et peab ju olema teisi inimesi ka, et mida nemad söövad. Mis te teete, kui oled linnas, ei ole viitsinud endale midagi kaasa pakkida ja miks sa pead üldse midagi kaasa pakkima iga päev ja ei olegi midagi ja mõtlesin, okei, ma siis teen ise ära ja nii ta läks. Väga okei. Et põhimõtteliselt ma saan aru sinu nagu meetod tööks on see, et ma teen selle ise ära põhimõtteliselt. Ja kõigepealt ma vingun, siis mu elukaaslane ütleb, et aga see oligi ka jällegi üks hetk läks lamp põlema. Siis kui tuli see e-poe idee, olimegi poes, mõtlesin, mida hinnad, miks, et miks keegi ei müü kvaliteetset kaupa mõistliku hinnaga. Ta ütleski, et mis sa vingud, tee ise. Mõtlesin, okei, siis teen. Aga kus sa alustad? Et selle mõttes, et paljudel inimestel on väga palju ideed, et ma tahaks seda teha, see oleks vaja teha, see oleks vaja teha. Aga siis nad hakkavad mõtlema või ma arvan, et ma ei oska või kes olen mina, et midagi teen. Et kus sa võtad selle või kuidas sa alustad üldse? See ongi kõige hullem pidur ongi see, et inimene hakkab ennast kahtlema. Et see on loomulikult mul tuleb ka ette, et issand jumal, kus ma saan neid asju või ma ei tea. Kõige lihtsam asi on lihtsalt peale hakata. Kõlab lihtsalt, aga tegelikult ei ole, aga lihtsalt tuleb võtta enda paber ette, kirjuta mingid punktid, mida vaja on, et sellist asja teha, mida sul on vaja, keda sul on vaja ja siis hakka otsima, kus sa neid saad ja kui asi klapib, siis hakkab käima. Aga kuidas sa alguses näiteks, et kindlasti paljud ütlevad, et selleks on vaja palju kapitali ja mul ei ole üldse raha ja mul ei ole üldse aega, et kuidas sina näiteks nagu kui ütleme praegu, et sa kaotaksid kõik, sul oleks raha, kuidas sina alustaksid järgmise oma äriga või mis oleksid sammud, mis sina teed? Ma arvan, et siis ma teeks mõne veebipõhise äri. Et seal on võimalik põhimõtteliselt ilma kapitalita pihta hakata. Okei, sul on vaja osta võib-olla domeen ja hosting, aga suurt muud ei ole vaja. Loomulikult, kui ei oska kodulehti teha, see on probleem, sest see muidu maksab palju raha, aga seda on võimalik õppida. Internetis on kõik olemas. Suurema äriga, jah, ilmselt on vaja algkapitali, aga seda sa saadki endale kasvatada pidavalt, et ei ole sellist asja, mul ei ole raha, ma ei saa midagi teha, nüüd ma käingi miinimumpalgaga elu lõpuni tööl. Et mina ei ole ka mingi ekspert, mul ei ole majandusteadlase või äri mingisugust paberit. Et mõnikord töötabki paremini see, kui sa hakkad lihtsalt pihta. Mitte, et sa mõtled, ma ei oska, ma ei ole ülikoolis käinud, mis siis? Hakka tegema. Et nii lihtne see ongi tegelikult. Ja. Aga mis sa nagu, kui sa kuuled inimesed, kes nagu ka nagu virisevad või ütlevad, et näed, et ma ei oska või midagi siukest, kas ütlegi neile, kuulge, et ärge virisega hakake tegema, vaid on ka mingi kindlad nagu soovitused või plaanid, kuulge, et ma tean seda, mis te olete läbi elanud ja tehke siukest, et mis oleks need sammud, mis sa nagu jälle nagu tõid, aga mis sa nagu ütleksid nagu? Siis ma ütleksin, ütleme, kui on mingi kindel asi, mida tahad teha, aga ei oska, siis meil on niisugune tore asi nagu internet. Sealt 90% ma olen kindel, et sa leiad sealt õige info. Et uuri nii palju selle teema kohta kui võimalik. Ja kui see on mingi teatud teenus või toode, mis sa tahad teha, siis hakkad järjest otsima neid võimalusi, kes sulle selle asja valmis teeb või siis teed ise või mis
mis vahendeid sul vaja on ja nii edasi. Raha osa pealt, kui sul idee on hea, sa paned hea äriplaani kokku, sa võid minna kas panka, siis on ühisrahastusplatvormid näiteks, võid otsida partnereid, kes on nõus koos sinuga seda asja tegema. Et variante nagu on. Nii, aga nüüd kui kõik ütlevad, aga mul on nii palju konkurente ja mina ei saa paremini hakkama. Konkurentidega on nii, et kas tee paremini või tee midagi muud. Et see, kui seda asja, mida sina teed juba on palju, siis tuleb teha paremini. Või siis tuleb leida mingi nišš, milles on väga vähe konkurentsi ja hakata seal pihta oma asja kasvatama. Need on 2 teed. Mõlemad töötavad. Nagu näha. Aga kaua sul nüüd plaanis on endal nagu seda vegetaaria asja nagu, et kaugel see on praegu üldse? Praegu on see nüüd nii kaugel, et enamus poekettides on tooted sees ja töötame uusi asju välja. Nüüd kolisime väiksesse kontorisse, nagu sa näed siin praegu, ja hakkame nüüd aktiivselt turundama ja müüma. Mis teie enda nagu need turud sihid on? Alustame Eesti turult. Tahaksime hiljem laieneda võib-olla Põhjamaadesse ja eks edasi vaatab. Aga kas te, jälle see küsimus, et kas te konkurenti Põhjamaades arvatavasti kindlasti Põhjamaades on kindlasti, nii. Eestis mitte nii väga veel. Aga kuidas teie toode on parem? Me oleme alles alguses, et meil on ka vigu, et mõne tootega, et ühe retsepti muutsime ära praegu. Et eks me areneme, et naljakas mulle just sotsiaalmeedias on hästi lahe on, kuidas gruppides räägitakse hästi palju juttu ja üks kommentaar tuleb kohe meelde, et kui toode ei ole täiuslik, et miks seda siis üldse teha. Et see oli minu jaoks nagu imelik asi, et okei, tulen turule, kas on täiuslik või enamasti asjad ei ole täiuslikud, vaid sealt hakkab pihta, midagi ei meeldi, ütleme, saame halba tagasisiidet, siis vaatame, kuidas seda muuta. Et ei ole nii, et tulen turule, ei meeldi, okei, võtan ära, tšau, ei töötanud. Et kui alguses ei tööta, siis tee paremaks. Aga kuidas sa ise nagu elus oled sellised viimasel aastal, kui midagi ebaõnnestub? Et kuidas sa oled nüüd üle elanud, et mis sind on motiveerinud nagu toimetama, et ma kujutan ette, kui sul ka tulevad need ideed lähevad edasi, ei juhtu, siis jälle mõtted, ma ei teinud ära või kas sul on selliseid mõtteid? Ja... No selle e-poega tekkis küll mingi hetk, mõtlesin, et miks ma ei oska, miks ma ei saa hakkama ja õnneks suve ajal, kui ma keskendusin rohkem endale vorstijärile, siis jään nagu aega mõtelda, aga ega seal ei olegi midagi, kui et iga asi ei tööta. Et see ei ole nagu isiklik. Kui ei oska midagi, siis õpi ja proovi uuesti. Et iga olulisem ongi see, et ei oleks enda vastu liiga karm. Et see ka inimene teeb vigu, see on meie loomuses ja kui midagi esimese korraga välja ei tule, siis annab alati uuesti proovida, et see ei ole nüüd lõpp, et pane nüüd poe kinni, ebaõnnestusin ja lähen töötan poes. Et ei pea nii, võib uuesti proovida. Aga kas sa näed ennast tulevikus kunagi ka palgatöölisena? Ma ei tea. Eriti ei näe, aga võib-olla teisest küljest, kui mingi väga põnev töö oleks, kus ma saaks midagi huvitavat õppida, siis võib-olla küll. Et mul ei ole midagi palgatöö vastu, et see on hea selles suhtes, et sa tuled tööd ära, sa lülitad välja. See on, ütleme, riskivaba, sul ei ole kogu oma elu selle peal, ütleme, sa ei riski oma asjadega. Okei, töökoht pannakse kinni, kaotad töö, lähed mujale. Et see on hea selles suhtes, et sa saad ennast välja lülitada, kui sa oled ettevõtja, ajad oma äri, siis sa mõnikord kell 1 ööselgi vastad kirjadele. Et seal on need plussid ja miinused mõlemal. Aga kas sinu nagu tee sinna ettevõtlusse, et see, et ma tean, et sa pidid Eestis midagi tegema, alustasid ei olnud töökohta, kas see, et hakkan ettevõtjaks, see tuli nagu loomulikult või see on ikkagi läbi käänulise teekonna, et kas ma nüüd olen ettevõtja või mis sul see tähendab või kuidas sul nagu tunne on? Ma ei tea, ma ei võtnud seda alguses nii, et ma nüüd olen ettevõtja või ei ole, ma lihtsalt hakkasin seda tegema, mingeid asju ja mul on alati olnud mingid plaanid, kuigi ma nooremana töötasin, ütleme, toitlustuses, restoranid, baarid, aga see oli siuke, ma korraks teenin taskuraha ja siis nüüd ma teen midagi muud, et edasi mingid müügitöö ja asjad, et see oli ka siuke, see on ainult korraks, et tegelikult olid alati mingid suured plaanid.
et ma ei tea, eks see oleneb vist inimesest, mõni tahab ise teha, mõni ei taha, et mitte ükski variant ei ole õige või vale. Aga sinu nagu see tee on lihtsalt, et sa tahad, nagu sa näed, et sa suudad ise paremini teha või sa tunned, et sa suudad paremini teha ja siis sa teedki? Ma ei tea, kas ma suudan nagu paremini teha kui teised, aga ma tunnen, et mul on rohkem motivatsiooni teha, kui ma teen enda jaoks. Et mulle tundub, et ma töötan rohkem, kui ma ei tööta kellegi teise eesmärgi jaoks. Ja siis sinu nähed nagu, kui nüüd oleme, et need eesmärgid muutuvad nagu kogu aeg ja need kired tulevad kuskilt mõjalt, et oleneb, mis sul see vajadus on ja kuidas sa ise saaks seda muuta, kui juba keegi teine ei muuda, on ju. Just. Aga kõikide nende 4-5 aasta jooksul, mis sa nüüd oled aktiivselt siin ettevõtjana nagu tegutseb, mis on need kõige suurem õppetund või valusam kaotus olnud, et mis on olnud? Ma ei oskagi niimoodi öelda, ma arvan, et võib-olla peaksin õppima niimoodi fookust hoidma, et mul on midagi kõrvalt tuleb, siis ma hakkan ruttu keskendun sellele. Aga organiseeritus on minu jaoks probleem, et ma hakkan asju tegema, mul on 100 asja korraga lahti, ma vastan ühele kirjale, samal ajal täidan mingit tabelit, siis helistan, et see kiiresti läheb käest ära. Et seda pean mina veel õppima, kuidas asju niimoodi organiseerida, panna endale kindlad plaanid paika. Et see on asi, kus mina pean ennast kindlasti parandama. Et kas praegu sa tunned, et see multitasking, mis sa teed, see on liiga palju või? Jah, ja tundub, ma ei saa nagu keskenduda ühele asjale 100%, et pean oma päeva organiseerima paremini. Et see aitab hästi palju rohkem produktiivne olla. Muidu ma mingi päev näen, ma kirjutan asju üles paberitükikeste peale, räägin telefoniga, siis ruttu hakkan midagi muud tegema ja siis on see paberitükk kuskile kadunud ja mõtlen, et miks ma olen selline. Et eks ettevõtluses on hästi mitmeid asju, mille peale tuleb mõtelda, et kui sa midagi ei oska, siis on hea idee see ära delegeerida, kui on võimalik. Kui ei ole võimalik, siis alguses nokitsid ise. Aga kuna mina olen avastanud, et minu nõrkused on see organiseeritus, siis ma nüüd üritan neid ülesandeid lükata teiste kolleegide ja partnerite peale. Et sa mängid oma tugevuste peale? Just. Aga ütle mulle, et sa ütlesid, et ettevõtluses tuleb nagu palju erinevaid asju nagu silmas pidada või niimoodi. Mis on see suurim viga, mis sina oled nagu teinud oma selle ettevõtluse alustamisel, mida sa nüüd tunned, et kui ma teen uuesti, ma neid vigu enam ei tee? Ma arvan, et näiteks see riide e-poäri, kuna ma ei hakanud järjepidevalt seda niimoodi turundama, siis see ei läinudki mitte kuskile. Et see, et sa kuskile jõuaksid, siis tuleb oodata. Mitte selles suhtes istuda ja oodata, vaid et läheb aega. Kohe alguses edu ei tule ja sa pead selle edu nimel töötama. Et see on, ma lugesin ka ühte huvitavat artiklit, kus toodi välja, et hästi paljud inimesed ei jõuagi kuskile või panevad oma äri kinni, sest nad ei jõua oodata selle hetkeni, kus tegelikult tulemused tulevad. Kuigi nende äri oleks võinud jõuda väga edukaks, nad ei näinud seda, ütleme poole aasta jooksul, nad panid asja kinni. Aga kus sinu jaoks seda märkad, sest ma tean, et ma olen ise samamoodi, et kaua sa ootad, et kui näiteks aasta aega ei ole seda olnud, et kas see aasta on liiga palju olnud, liiga vähe olnud, kus sa võtad selle, et nüüd 3 kuu pärast? Keeruline küsimus, eks ole, ega seda ei teagi. No selle minu affiliate äriga samamoodi ma alguses mõtlesin, et keegi mu blogi ei loe, mingi hetk tuli ka mõte, et miks ma üldse teen, kui keegi ei loe, siis järsku 6 kuuga järsku see plahvatas. Mitte otseselt ei plahvatanud, aga ütleme, kui alguse esimesel kuul võib-olla 20 inimest luges mu artikleid päevas, siis 6 kuu pärast oli seda kordades rohkem. Et tuleb niimoodi hoida silmas, mis su eesmärk on. Et ilma eesmärgita ei jõua kuskile ja töötada lihtsalt selle eesmärgi nimel ja kõrvalised asjad lihtsalt lahendada probleeme. Aga põhisiht peab olema see eesmärk. Kui eesmärki ei ole, siis ongi laiali, ei tea, mis teed. Kui pikaajalised eesmärgid sina paned? Me kusjuures täna hommikul just rääkisime sellest, et peaksid olema lühiajalised ja pikaajalised. Ehk siis lühiajalised, mis me teeme see nädal, mis me teeme see kuu
ja siis aasta eesmärk ja 5 aasta eesmärk. Et hea on see niimoodi punktideks võtta, sest siis on nagu lihtsam nendeni jõuda. Kui paned kirja, muidu mõtled, ma tahaks aasta pärast, et ma ei tea, tahaks, et mu äri oleks kuulus, mu tooted oleks kuskil müügil. See ei ole eesmärk, siis sa ei tea, mis sa teed. Kui ma ütlen, ma tahan, et aasta pärast minu käive on 100 000, tooted on kõikides poodides, siis ma tean, mida ma teen ja ma tean, mida ma pean tegema, et sinna saada. Ja kas see on lükka asi, mida sa nagu soetad, kui ma alustan oma täiesti uut ettevõtet, et ma paneks kindlasti need mingid eesmärgid niimoodi kirja ja... Just, lõppe-eesmärk esimesena, mis sa tahad. Ja siis väiksemad lühiajalised, et mis ma iga kuu teen, et seda lõppe-eesmärki saavutada, mis ma iga päev teen, et seda enda kuu eesmärki saavutada niimoodi väiksemateks punktideks kokku. Ja kui tihti te ise neid eesmärke nagu läbi käite, et kas te iga kuu vaatate need uuesti üle, et kas me oleme nagu eesmärkide poole teel või kuidas te ise nagu hindate? Praegu me oleme selle uue äriga täitsa alguses, et meil just see nädal tuleb suur koosolek eesmärkide teemal ja praegu on okei. Kasv on olemas ja nüüd tuleb panna kindlad eesmärgid, kuna alguses me ei osanud arvestada, mis müüginumbrid üldse tulla võivad, millistes poodides me müüme ja nii edasi, et aga nüüd on nagu selge, mis need numbrid võiksid olla ja siis hakkame mõtlema, kuidas sinna saada. Aga ma tulen korra sinna müüginumbrite nädagi. Kuidas te näiteks oma esimese kliendi või selle te leidsite, et teil oli see idee, et nüüd me teeme võiliva poe või selle online'i, et kus me alustame, kus te nagu need esimesed kliendid saite ja kuidas te poodidesse nagu edasi saite? Poodidesse edasi, see oligi eesmärk, et tooteid müüakse poekettides ja eks siis ongi see esimene punkt, võtta paber ette, kirjuta, mis sa tahad teha, mida sul vaja on, keda sul vaja on ja kuidas. Siis kui esialgu ma mõtlesin, et hakkame ise valmistada, otsisin, mis seadmeid vaja ja nii edasi. Kiiresti sai selgeks, et mul nii palju raha ei ole, et neid seadmeid osta. Ja siis hakkasin otsima tootjat. Kui see oli paigas, siis hakkasin suhtlema poekettidega. Et hästi palju öeldakse, et oi kui lihtne või kui raske on saada poeketti sisse. See on suhteline, et kui sul on hea toode, siis on ilmselt lihtsam, aga eks tuleb tööd teha. Kas teil oli lihtne? Ma ei tea. Ma ausalt öeldes ei tea, kas see on lihtne või raske. Ma ei oska võrrelda, sest ma ei ole teiste toodetega seda teinud, aga eks see on müügitöö on, mulle meeldib, see on huvitav, et kui ma panen inimest uskuma oma tootesse ja asja, see järjepidevus on seal ka teema, et kui helistad ja öeldakse ei, siis tasub uuesti proovida. Kaua teil läks aega, et esimesse poodi saada? See oli suhteliselt kiiresti, et saime tooted poodi enne, kui need tooted olid valmis. Tootearendus käis, me viisime neid näidised ära ja neile meeldis, nad ütlesid, et okei, valmis saab, siis hakake tooge siia. Selles suhtes läks lihtsalt, et ei olnud sükest, et toode on valmis ja hakkame müüma, aga kellelegi müüa ei ole, et õnneks läks teistpidi, et see just aitabki kaasa, et tahaks veel teha, kuna juba on näha sükest edu. Okei, väga lahe. Et tänud nende lugude jagamise eest. Et ma nüüd küsin mõned siuksemad nagu kiirküsimused, et mis me nagu küsime, et kõigepealt, et kas sul on endal mingi hommikune rutiin, millega sa päeva alustad ja mis sa nagu kindlad asjad peavad hommikul ära teha ja niimoodi sa alustad oma päeva? Ei ole. Võiks olla, aga praegu on kaos, ütleme nii, et hommikul ärkad üles, ajad lapsed üles, siis üritad neid riidesse panna ja oled koerale süüa. Hommik on kaos, kõik jooksevad majas ringi nagu peate kanad. Kõrvaltvaatajale on see ilmselt päris naljakas, kui see endaga toimub, kui sa vihaselt ütled, pane sokid jalga. Siis see on siuke kaos. Aga kuna ma elan linnast väljas ja sõit linna on kuskil 45 minutit, siis see on hästi hea aeg rahulikult mõtlemise jaoks, juhul kui keegi samal ajal muidugi see peale ei karju. Aga seal saab niimoodi mõtelda, okei, mis ma täna teen, et autos ma üritan oma peas paika panna, mis mul teha vaja on ja siis kui lõpuks kohale jõuan, siis üritan otsast peale hakata.
et see jah, see on see osa, kus ma pean ennast parandama, organiseeritus. Kui sul oleks plakat, mida saab panna näiteks Vabaduse väljakule, et mis oleks see slogan või asi, mitte reklaam, aga mis inimestele tahaksid nagu öelda? Tee head. Punkt. Just. Kas sa ise oled nagu mentorit kasutanud või kas sa ise oled ka mentor? Kusjuures jaa, sellest kauplemise osas hästi paljud on minuga ühendust võtnud. Aga siin on üks hästi tore lugu ka. Kuskil üle aasta tagasi, nüüd juba võib-olla rohkem, 1,5 aastat tagasi võttis minuga ühendus üks noor poiss Bangladeshist. Tema õppis IT-d ja tema oli huvitatud kauplemisest. Siis ma seletasin talle strateegiaid, ütlesin, et mida peaks silmas pidama, just seda psühholoogia osa ja nii edasi. Suutlesime päris pikalt 1,5 aastat, siis ta õppis ja kirjutas, et ta läheb väga hästi. Ja 1,5 aastat tagasi ta kirjutas mulle, ütles, et ta alustas affiliate-äriga, tegi oma lehe valmis ja nüüd teeb ise õppevideod ja ta on teeninud väga-väga suure raha, ta ütles mulle suur aitäh sulle, Liina. Ja ma vahepeal kirjutan talle selliseid arvustusi ja vaatan, tal on Facebooki lehel hästi suur jälgijaskond, et see on hästi lahe on vaadata pilte, kus ta reisib kuskile ja hästi süke noor, rõõmus noormees ja mul on hästi hea meel, et tal on nii näinud ja hea meel, et ma teda õpetasin. Siin on üks väga lihtne õppetund, et kui sa tahad midagi õppida ja näed keegi, kes teeb midagi, siis ainult võtta üsimust. Ja inimesed tavaliselt aitavad. Muidugi. Et see on väga innustav. Ja viimaseks ma küsin, et kas mina või minu saate kuulajad saavad siin kuidagi abistada? Kirjutage mulle, mis mure vaevab selles suhtes, ütleme taimetoitluse teemal. Kindlasti, et mind hästi huvitaks, mis inimeste mured on. Ütleme, kui praegu ma teen seda kauplemise affiliate-äri ja taimetoitlusäri, et selle taimetoitlusäriga on, minu siht on ikkagi see, et inimesed hakkaksid vähem liha sööma. Kui kellelgi on idee, kuidas ma neid saan innustada, siis kirjutage. Super, aitäh sulle, Liina. Aitäh sulle. Selline oli siis tänane lugu ja mul oli äärmiselt hea meel, et Liina tuli siia saatesse aitäh talle, et ta jagas väga palju tarku mõtteid ja inspiratsiooni. Liina kohta leiate rohkem informatsiooni estoniantrader.com ja vegamama.ee. Saate märkmed, minu kontaktid ja muu leiate hakkametegutsema.ee. Kindlasti saatke mulle kommentaare ja tagasisidet ja küsimusi Liinale. Palun tellige see saadega endale iTunesist, jätke mulle sinna reitingud ja pange tagasisidet, et ma oleks väga tänulik. Samuti otsin ma endale ka vabatahtlikult, kes aitaks mul seda saadet siin teha. Et palun anna ennast märku, kui sul tekib huvi. Kallis kuulaja, kui sa ka tead mõnda inimest, kes võiks siia tulla oma lugu rääkima, kirjuta mulle või jätta kommentaar kuhugi, et ma kindlasti võtaks hea meelega inimestega ühendust. Aitäh teile ja järgmise looni!